Nii. Nii, aga ma küsin siit kohast edasi ja mul ei peagi olema siin praegu seda ees, et millises uskumuses teie kasvasite. Äkki tuleb veel mõtteid. Kas teie kuulsite vahel enda kohta ütlevad ja raha ei kasva puu otsas? Kas te kuulsite enda kohta ütlevad näiteks sellist asja, et kuulge, käbi ei kuku kännust kaugele? Ja mind võrreldi minu ema või isa või vanema venna või õega ja mulle omistati neid omadusi, mis olid neil. Et see on ka selline üks nagu jäävususkumuse osa, et ma olen kuhugi lahtrisse pandud. Või siis vahel ei tee seda teised, vahel me lausa teeme seda oma mugavusest ise ja ütlen, et mina ei ole matemaatika inimene või mina ei ole keelte inimene, mina olen matemaatika inimene või mina ei ole hommiku inimene, mina olen õhtu inimene ja mulle meeldib elada, sest see tekitab mulle kuidagi turvatunde, kui ma olen seal oma natukene selles jäävususkumuse sees ka vahel, et võib-olla ma ei peagi, ma lähen, tuli natukene. Nii, peaksin tagasi saama. Lähme arenguuskumuse juurde ja räägime korraks seda, et see on siis, need on need uskumused oma võimete arendatavuse kohta. Ja miks me sellest väga palju räägime, ongi see, et me tihtipeale ka oma teadmatusest oleme selles jäävususkumuses ja võib-olla hoiame vangis ka mõnda last selle jäävususkumuse sees või ei aita teda sealt välja, et mitte, et me ise oleme seda võib-olla sinna pannud, aga et me ei anna võimalust tal ka seda enda kohta lõhkuda. Et jäävususkumus on see, et võimed on muutumatud, sünnipärased eeldused on väga-väga tähtsad ja pingutusest ei ole kasu. Ja juurdekasvu uskumus on see siis, et me usume, et kõik oskused on arendatavad. Kui ma panustan aga oma aega ja energiat, saan ma alati paremaks või osavamaks või targemaks aga see on see koht, et kus ma panustan, et see ei ole see, et ma saan niisama, vaid juurdekasvu uskumus ongi selles kinni, et kui ma panustan oma aega ja energiat, sel juhul saan ma igal juhul paremaks. Ja siia on nagu ka, kus kohas me vahel, et me ütleme lastele, me ju kasvatame ka, meie vanasõnad tulevad meile appi ja ütlevad, et harjutamine teeb meistriks. Ja ma ütlen seda lastele tihti ja ma hoian seda, et kui sa pingutad, saad sa paremaks ja ma hoian teda selle sees. Aga vahel on ka see, et me võib-olla libastumine ei ole seal kohas, vaid on see, kuidas ma tagasisidet annan. Ja tagasiside võib-olla napsab mul käest jälle selle vana harjumuse ja ma ütlen tubli tüdruk ja tubli poiss ja ta teab, et ta on tubli, aga ühel hetkel võib-olla ei ole tubli ja see on tema enese pihta, mitte selle pihta, mida ta on teinud või kuidas ta on pingutanud või milline on tema areng. Et juurdekasvu uskumuse üks oluline meelespidamine on see, et me anname tagasisidet protsessile ja arengule. Ja me tunnustame protsessi ja arengut, sest inimene on väärtuslik igal juhul ja see laps on väärtuslik igal juhul. Me võime teha valesid otsuseid ja vahel valede otsustega tulevad kehvad asjad välja, aga me ei tagasisidesta, sa oled paha laps või sul on, et sa oled teinud, et me tagasisidestame alati protsessi arengut. Ja mis siin on kaks aspekti, tahan siia veel juurde tuua teile. Et kui te mõtlete muga kaasa, siis vahel on niimoodi, et me ka juba tuleb alusharidust, tuleb laps ja juba ta teab, et ta on väga tugev spordipoiss ja ta teab, et ta on väga hea spordipoiss, ta on endale, see on tema üks identiteedi osa, et ta on väga tugev spordipoiss ja ta elab tegelikult selle jäävususkumusega enda kohta. Et ta ei laula,
ta ei joonista, ta ei tee muid asju ja tal ei lähe hästi lugemised ja nii edasi, sest aga ta on väga tugev spordipoiss. Jah, me sünnime kõik mingites eeldustega ja meil on sündides potentsiaal teatud asjadele suurem kui teistel ja kui me neid sinna panustame veel energiat ja aega, siis võime me jõuda täiesti tippu. Aga mis ma tahtsin selle spordi näite puhul tuua, et jah, see spordipoiss on 35-aastane, tal on luuligesed läbi, ühel hetkel tuleb tal spordikarjäärist, kui see on olnud tema karjääri osa, loobuda ja siis peab tal olema see juurdekasvu uskumus, aga ma olen ka väga tugev näiteks avalik esineja. No enamus vist seda teadsid, sellepärast, et kui me vaatame neid tugevaid spordipoisse tüdrukuid, nad ikkagi kipuvad sinna poliitikasse minema. Aga et neil on veel teadmisi enda kohta, et kuna nad on ka teinud tugevat sporti, siis võib-olla neil on väga palju andeid veel, aga kui ta on elanud jäävususkumuse sees, siis võib olla tal väga raske sellest välja tulla. Ja see protsess on väga palju pikem selleks, et leida need, kuhu iganes ta saab panustada energiat ja aega ja ta võib jõuda kaugele. Ja teine asi on see, et kui me ka lastes väga toetame ja jälgime oma kõne ja keelt ja tagasisidet arenguuskumuse suhtes, aga samas anname vastakaid sõnumeid enda suhtes. Teie olete noored ja tugevad, mina olen vana, mina sinna ei tule, mina lapsed ei laula. Et nüüd ma teile lapsed joonistan, aga ma olen väga kehva joonistaja. Et ma annan nagu selles mõttes ka vastakaid sõnumeid selle kohta, et mina üldse ei joonista, ma ei oskagi joonistada. Et vastakaid sõnumeid ka selle kohta, et kas sina õpetaja oled siis selles jäävususkumises. Lapsed muidugi ei mõtesta neid sõnu, aga nende sõnumite taga tekivad hoiakud. Et ma võtan endale mingisuguse kaitsekilbi selle jaoks, et võib-olla ma lihtsalt ei ole kunagi proovinud või harjutanud ja see on selle taga, et ma ei ole panustanud sinna aega ja energiat ja kui ma lastele ütlen, et ma ei ole harjutanud seda ja ma ei ole saanud sellepärast paremaks, et ma ei ole proovinudki saada ja see on sellepärast, siis on nagu ka teistsugune sõnumi mõistmine laste poolt. Nii, aga ma liigun siit lipsti edasi. See teine sektor oli suhtlemiste sektor ja mina panin siia lihtsalt ühe teema, mis see teema on annetamine ja praegu on see teema hästi aktuaalne. Ja koolilapsed puutuvad sellega kindlasti rohkem kokku kui ka alushariduse lapsed, sellepärast, et võib-olla räägitakse, neid lubatakse rohkem teleka äärde ja nad näevad ka seal, et seal on võimalik annetada ja helistada mingitel numbritel ja võib-olla peres on kogutud praegu Ukraina rahva toetuseks asju, siis tegelikult, et kui ma tean ka seda, et milliseid pädevusi ma võin oma tegevuste kaudu toetada, et siis on see selline mõtestamine koht, et annetamine on teema, mille kaudu me õpetame tegelikult suhtlemisoskust. Me võib-olla ei räägi selle keskel palju, kui me neid tegevusi teeme, aga suhtlemise oskust, kui me üldse räägime, siis põhiline suhtlemise oskuse kolm põhitunnust on suhtlemise oskused ja üks põhitunnus hea suhtlemisel on empaatia. Ja empaatia koosneb siis nii emotsionaalsest reaktsioonist kui kognitiivsest reaktsioonist. Ja see on täitsa selline asi, et üks on juhtunud enne, kui laps kooli tuleb ja teine hakkab siis, kui ta kooli jõuab peaaegu, et võib-olla natukene enne seda on jõudnud. See tähendab seda, et empaatia areneb lapsel siis, kui ma annan talle selle võimaluse. Teine kukub, oi, vaata, ta on kurb, et ma pööran tähelepanu teisele inimesele. Ma pööran tähelepanu teistele endalt ära. Kui rahatarkuses on oluline teema, on soovide ja vajaduste eristamine. Lapse jaoks on see väga keeruline.
sellepärast, et vanemad kannavad tema vajadusi. Ta ei pea mõtlema, kas meil on börsipakett, meil on fikseeritud pakett, mida me sööme, mida me joome, mis mul selga on, mul on püksid väiksed. Nende vajaduste eest hoolitsevad lapsevanemad ja nad tihti jäävad vajadusest eemale ja neile jäävadki ainult soovid alles. Aga siis on vaja pöörata tähelepanu kellegi teise vajadustele. Ja need vajadused ja see on see, et meil on naabrionu ja tal lapsed on kaugel ja ta on väga tihti üksi. Me koos, ma pööran tähelepanu sellele, et sa võiksid joonistada talle kaardi, me võiksime talle kas üle aia juttu rääkida või sest tal ei ole palju kellegiga rääkida, et me pöörame tähelepanu teiste inimeste vajadusele ja sellega ja annetamise teema on selline teema, et vahel me võib-olla nagu ei näe seal taga, mida me tegelikult teeme, et ka siis meie sõnum üleüldiselt on, et kui me teeme, mida rohkem me teeme teadlikult, süsteemselt ja järjepidevalt, seda paremad on tulemused kõigil. Ja võib-olla üks viimane mõte, mis ma tahtsin siit teiega veel jagada sellest kolmandast sektorist või sellest iseendaga toimetulekut on emotsioonidega toimetulek. Ja ka praegu lastel, nii nagu täiskasvanutel, emotsioone on palju. Ja kogu aeg nagu vahel mõtled, et tahaks seda rahu tunnet, et aitab sellest, siis me teame, et me lapsed võivad olla täpselt samas seisus. Emotsioonidega toimetulek on nagu terve elu perspektiivis üks olulisemaid oskusi, sest me teame, et emotsioon alati liigub. Ja emotsioon liigub alati millegi suunas. Kas ta liigub siis võimendumise suunas või liigub mahalaadimise suunas, aga alati on tema nagu liikumises. Ja kui me räägime nagu, võib-olla kui me oleme siin kõik täiskasvanud, siis me võib-olla me võib-olla mõtestame vahel emotsiooni, et me tegeleme ainult nagu viha ja kurbusega ja pettumuse ja selliste asjadega, aga siia alla lähevad ka väga palju sellised asjad, mis nagu tekitavad ja on see suur emotsionaalne kulu on seal taga, näiteks nagu suur koormus või siis on üksindus või siis on palju vastasseise või siis on palju määramatust või ebastabiilsust või ebaturvalisust, et need on ka kõik sellised asjad, mis kas mul on võimalus neid maha laadida või nad võimenduvad. Ja et võimendumise 2 hästi head tööriista on see, et süüdista teisi, ennast ja hakka ketrama. Et mõtle aina ikka ja jälle, räägi sellest võimalikult paljude inimestega, kaasa selle probleemi juurde inimesi, siis nemad saavad sulle ka veel seda meelde tuletada, et me anname väga suure potentsiaali igasuguse emotsiooni võimendumiseks. Ja teine võimalus on siis see mahalaadimise suunas liikuda. Ehk siis see, et mida ma sellest õppisin ja mis minu plaan on. Mis ma teen? Ja lastega tehakse antakse erinevaid toimetuleku viise siis, et mida siis teha selle esmase reaktsiooniga ja kuidas sellega käituda ja esimene asi on see hingamise asi. Kindlasti olete pannud, et laps, kui ta hakkab märkama oma hingamist, siis ta suudab rahuneda seda esmasest emotsioonist ja et ta märkab emotsioone, ta tunneb neid ära, ta oskab nimetada ja et ta teab, et on olemas erinevad reageerimise viisid. Ja see on ka seotud väga suuresti arenguuskumusega. See tähendab seda, et kui ma kuulen ka lapsena võib-olla kodunt sellist nagu jäävususkumust ka oma emotsioonidega toimetulekuks. Mina olen väga lühikese süütenööriga. Mina alati plahvutan kiiresti ja mul on see, et
mina alati tahan karjuda või et ta näeb ka kodus erinevaid mustreid, kuidas emotsioonidega toime tulla, et olla teadlik sellest, et tegelikult on reageerimiseks erinevad viisid ja mida rohkem mul on erinevaid strateegiaid ja selleks siis on mul ka rohkem vahendeid, kuidas alati liigutada emotsiooni mahalaadimise suunas. Mul on alati see võimekus olemas, kas kuhu poole ma seda suunan, kas võimendamise suunas või mahalaadimise. Ja laps, kes on sellest teadlik, siis tal on sellised tööriistad käes nagu kogu eluks, et see on relv, et elada ühte head ja kvaliteetset elu. Nii, mina rohkem siit ei räägi, see oli hästi põgus ampsakas, ma korraks lähen teiega tagasi, ampsakas võt siia nende samade alapädevuste juurde ja need alapädevused ongi sellised nagu ära toodud ja iga alapädevuse juurde on kirjutatud teoreetiline taust, mida see tähendab ja samamoodi on meil välja töötatud, kuidas õpetaja saab kõiki neid alapädevusi toetada, milliste tegevuste kaudu, milliste ülesannete kaudu. Ja me jõuame täna nüüd kohe sinna finantskirjaoskuse, sinna elesenisesse esimese sektori juurde ehk siis rahatarkuse juurde, et miks me räägime miks rahatarkus tuleb ka riikliku õppekava üheks osaks. 21 aasta lõpu detsembri seisuga on Eestis üle 100 000 võlgniku, kes on jõudnud juba siis kohtutäiturite juurde ja inkassofirmadesse, et kes samamoodi jagavad kodus seda rahatarkust, mis on viinud ka sinna, kus nad praegu on. Ja see on väga, see hetk oli nüüd 21 detsember ja Rahandusministeerium andis ka kindla prognoosi, et see on tõusev tendents ja see, et kui meie lastel on teadmised, aga sinna taha ei tule neid väärtused ja hoiakuid, et kuidas ma saan ja mida ma saan oma rahaga teha, et siis me ei anna neile, siis see on hariduse osa, mida me peame tegema, aga meiega on Silja Eenok ja Vendra gümnaasiumiõpetaja ja tema on see inimene, kes kohe te näete, kui te võtan korraks selle ära, et te näete suured pildid ka, et Siljat, nii näete Silja seal ilusti, meid ootab. Tema on riikliku haridusstipendiumi saaja sel aastal. Kas sel või eelmisel aastal, millal sa selle said? Ja ta kõiki kutsub üles ka selleks selle taotlemiseks. Miks? Sellepärast, et see annab väga hea võimaluse tegeleda millegiga süvitsi, aga räägi meile, Silja, millega sa tegelesid ja kuidas sul õnnestus see stipendium saada? Tere päevast! Stipendiumist saan ma rääkida seda, et minul õnnestus stipendiumi taotleda selle lubadusega, et ma räägin oma kolleegidele ehk siis teistele Eesti õpetajatele sellest, kuidas ettevõtlusharidust jagada ja ka selle eest, et ma olen kirjutanud ja kirjutan ka praegu Junior Achievement Eesti programmile 7 sammu õppematerjali ja ma saangi, mina praktiseeriva õpetajana, ma saan kõige paremini rääkida sellest, mida ma olen teinud, mille kohta ma ütlen, et ma olen seda hästi teinud ja ma ei ole ainus, kes seda õppematerjali kirjutab. Ma arvan, et kõik need autorid on suurepärased, aga ma siis räägingi lühidalt sellest, mis on Junior Achievement'i programm 7 sammu. Ja ma olen siia slaidile pannud sellise toreda, värvilise, natukene nurgelise joonise. See joonis tähistab siis seda, et programm 7 sammu on tervikprogramm, mis nagu nimigi ütleb, koosneb 7 teemast. Need teemad olen ma siia slaidile lahti kirjutanud ja teemade kohta ma tahan öelda seda, et kõigi nende teemade keskmes on õpilane ise.
ja õpilane saab võtta kõigi teemade vältel 3 rolli ja katsetada 3 rolli. Need on eraisik, töötaja ja tarbija ja läbi rollimängude ja erinevate harjutuste ta saab siis proovida, kuidas otsustada, kuidas võtta vastu tarku otsuseid ja kuidas õppida ja areneda. Seda programmi on võimalik lõimida emakeele, matemaatika või inimese õpetuse tundidega, aga erinevaid tegevusi saab läbi viia ka kunstiõpetuses ja käsitöös. Mul on üks nendest teemadest tähistatud tärniga ja see on, kui Erika enne rääkis siin, et jõuame ketta sinise osa peale, ehk siis see, mis on ettevõtlikkus ja rahatarkus, siis ettevõtlusõppeprogramm Meie mini-firma. See on 7 sammu 6 teema, mida on võimalik teise kooliastme õpilastele õpetada ka eraldi programmina. See kujutabki siis endast sellist väikest minivormi ettevõttest. Lapsed saavad seda ettevõtet alustada, seda arendada ja lõpuks selle ettevõtte lõpetada. Kogu selle programmi sisuks ehk siis 7 sammu sisuks on majandustarkused, rahatarkused ja rohetarkused. Need teemad, mis siis aitavad paremini selgeks saada asjad. Seda programmi materjali on katsetatud tundides ja koolivälistes tegevustes ja uuendatud vastavalt sellele, missugune tagasiside on siis õpilastelt ja õpetajatelt saadud. Kogu see materjal on vastavuses riikliku õppekavaga. Ja siit edasi ma tahaksin liikuda selle juurde, mida me ise peame selle lisaks süsteemsusele ja Erika ka siin ütles mitu korda seda, et selleks, et edukas olla, selleks tuleb läheneda süsteemselt. Meil on veel üks selline ambitsioonikas eesmärk selle õppematerjaliga ja see ambitsioonikas eesmärk on see, et harjutada lapsed noorest east alates probleemi märkama, seda probleemi lahendama ja sellele lahendust otsima. Ja sellepärast sisaldab 7 sammu rohkesti praktilisi harjutusi. Need on siis loodud sellisel põhimõttel, et õpitakse koos, kuidas ühiskond toimib ja kuidas selles edukas olla. Disainmõtlemise printsiip nende praktiliste harjutuste juures tähendab siis seda, et see annab võimaluse juba 1. klassist alates või siis ka lasteaiast alates harjutada probleemide märkamist ja nende lahendamist. Harjutades seda otsustamisprotsessi, õpitakse vastutust võtma. No näiteks, meil on 4. klassis teemaks, suur teema on meie linn ja vald ja selle teema juures uuritakse lähemalt ja täpsemalt, millised ametid on seotud restoraniga. Aga lisategevusena saab luua sellise tunnirestorani, ehk siis restorani, mis kestab ainult 1 tund, see valmistatakse ette, koostatakse meelepärane menüü, tehakse sellele restoranile reklaami ja valmistatakse ette ka väikesed suupisted, et siis oma restorani tegevust teistele osalejatele tutvustada. Aga nüüd mitte nii oluline ei ole see, et teha valmis need suupisted ja reklaamida seda restorani, vaid oluline on see, mida selle protsessi käigus õpitakse. Ehk et võetaksegi vastutus, me teeme seda asja koos, me teeme seda koostöiselt ja lõpuks arutatakse, mida siis õpiti selles protsessis. Kui otsustati, et me soovime toitlustada tervet kooli, siis tõenäoliselt tõigi igaüks kilo kartulisalatit. Aga kui otsustati pakkuda väike amps ja igaüks saab maitsta, siis tõenäoliselt õnnestub kogu see kokku toodud toit ka tunni aja jooksul ära pakkuda ja ei ole mitte mingit muret sellega, et midagi jääb üle või midagi jääb söömata. Et
õpitakse, harjutatakse ja õpitakse selles tegutsemise protsessis. Õppimist selle programmi juures toetavad lauamängud, mis on teemadega seotud, kus harjutatakse samuti otsustamisprotsessi, kinnistatakse mõisteid, analüüsitakse õpitut ja see on see lühidalt, mida siis koostöiselt tehakse. Nüüd siin slaidi nurgas on näide sellest, et õppematerjal, see on nii kujundatud, et kujunduse juures me oleme ka tagasisidet küsinud õpilastelt ja kasutatud on anime stiili. See on see, mis õpilasi väga kõnetab. Ja nüüd ma jõuan selle juurde, et no mis siis õpilasi kõnetab. Ehk milline on minu kui Vändra gümnaasiumi õpetaja kogemus sellest, kuidas me oleme siis seda ettevõtlusharidust ja ettevõtlikkust, kuidas me oleme seda kasvatanud. No mul on väga uhke öelda, meie oleme tegutsenud selles vallas tegelikult 20 ja rohkem aastat oma koolis. Sellepärast, et meie koolis on majandusõpetus esimese ja teise kooliastme tunniplaanis eraldi ainetunnina ja see annab meile päris sellised luksuslikud võimalused. Ja esimeses kooliastmes on see tund eraldi tunniplaani tunnina juba rohkem kui 20 aastat ja esimeses ja teises kooliastmes ehk siis mõlemas kooliastmes 20 aastat. Vändra gümnaasiumis me oleme teinud kooli ja kogukonna koostööna ning karjääri- ja ettevõtlusõppe lõimingu näitena sellist ettevõtlusnädalat, mida me korraldasime järjepanu 7 aastat ja kui me alustasime, siis see üldiselt koolides ei olnud veel selline tavaline õppetöövorm. Mis meie eesmärk oli? Meie eesmärk oli kutsuda esinejad, külalised, kes räägiksid oma karjääriteest kõigis kooliastmetes, see tähendab siis 1. kuni 12. klassini ja ei olnud eesmärk mitte see, et nad räägivad midagi ära, vaid eesmärk oli see, et me soovisime näidata, kuidas karjääritee kujuneb ja kuidas koolis õpitu on seotud igapäevaeluga. No ma ütlen, et me tegime seda 7 aastat. Mul tundub, me olime selles vallas täitsa edukad, aga siis muutus olukord ja sellise õppetöövormi kasutamine ei olnud enam võimalik. Nii et 2 viimast aastat me oleme läinud nende uude võimalustega kaasa ja oleme Vändras korraldanud maakondliku Vändrast, mitte Vändras, aga Vändrast korraldanud maakondliku majandustarkuste veebiviktoriini 1. ja 2. kooliastmele. See on tegelikult osutunud päris menukaks. Esialgu me natuke muretsesime ka, et kuidas see läheb, aga on päris hästi välja tulnud. Ja kui ma räägin sellest, et lisaks sellele ettevõtlikkusele, et ikka ettevõtlikkust soodustada ja seda teadlikku karjäärivalikut soodustada, siis me kasutame julgelt ära selle programmi 7 sammu võimalust, et me saame luua neid mini-firmasid. Ehk siis see oli 7 sammu 6. teema. See tähendab seda, et meil ikkagi igal aastal tegutsevad meil ka sellised väikesed ettevõtjad ehk mini-firmad ja õpilased teevad tundides praktiliselt läbi probleemi lahendamiseks vajalike ideede otsingu. Nad otsustavad parima valiku kasuks, nad loovad toote või teenuse prototüübi ja kui see prototüüp on edukas, siis nad loovad sellest reaalse toote ja meil on läinud väga hästi, sest me oleme tegelikult ikkagi igal aastal saanud lastega ka katsetada seda toote müüki, kas laadal või veebis. Ja see, mis nüüd slaidil näha on, see on praegu tegutseva mini-firma. Ma jään nüüd teile, mul on piinlik, vist oli Vändra Pael või oli sellel kuidagi, aga igal juhul oli nimes, selles firma nimes oli sees Pael
nende tooted ja need ei ole mitte lihtsalt käevõrud või võtmehoidjad, vaid selgitus on selline, kui inimesel on olemas selline käepael, siis sattudes näiteks looduses hätta või olles olukorras, et tal on vaja kiiresti 2 meetrit paela, siis ta võib rahus võtta käe pealt selle käevõru, harutada selle kerge liigutusega lahti, tal on 2 meetrit paela, mis võib-olla päästab tema elu. Niisiis, meil on tunne, et me oleme tegutsenud juba 10 aastaid, nagu ootamatult selgub, ja soosinud sellist ettevõtlikku eluhoiakut ja teadlikku karjääritee planeerimist. Kas teil on küsimusi mulle? Julgelt. Et mina mõtlesin seda, et kas te olete saanud ka kuidagi, et teil on nüüd 20 aastat olnud esimeses ja teises kooliastmesse ainetunnina, et kas te olete saanud ka kuidagi mõõta või et mis ta on teile reaalselt nagu juurde andnud, et nad on saanud hea kogemuse, kas nad tulevad maale tagasi elama või et see 20 aastat on täitsa üks põlvkond juba, kes on liikunud, et mis te olete märganud selle puhul ja miks te jätkate? No meile tegelikult meeldib mõelda nii. Vändras iseenesest on Vändras kui elupaigas või Vändras kui asulas on tööpuudus suhteliselt väike, et meile meeldib mõelda nii koolis, et see on ikkagi selle 20 aasta töö tulemus. Meil on päris edukaid väikeettevõtjaid. No me ei saa just öelda niimoodi, et kõik meie õpilased tulevad maale tagasi, seda mitte, aga meil on piisavalt neid, kes on tublid, on tagasi tulnud, mis on hästi tore, et kui ma rääkisin sellest, et me oleme 7 aastat teinud seda ettevõtlus- ja karjäärinädalat, siis seal oli kooli ja kogukonna koostöö väga selgelt paigas. Meie vilistlased on väga tublid ja nad väga aitasid meid nende heade esinejate leidmisel. Et selles mõttes see on suurepärane koostöö. Ja veel üks asi, mida ma näiteks ise õpetajana mõtlen ka, et me läheneme süsteemselt ja nüüd on nii, et kui mina siin täna praegu teile esinemisel õpetan, siis ma tõttan ERM-i sellepärast, et meie Vändra gümnaasiumi 6. klassi õpilased esinevad õpilaste teadusfestivalil. Need on täiesti tavalised õpilased, aga nad on teinud oma tööd innu ja huviga, et ka see tegelikult näitab, et kui on mingi selline õppeaine, nagu praegult meil on see majandusõpetus, siis see on laiapõhjaline ja see ei anna sulle mitte lihtsalt ainult teadmisi ühes kindlas aines, vaid see võimaldab sul ka eneseväljendust ja edukas olemist mitmes vallas. Nemad esinevad praegu täna arhitektuuriprojektiga. Suurepärane. See ongi see, et me silmaga ei näe, aga me tegelikult meie eesmärk on, et sünniks rohkem meie ühiskonda neid inimesi, kes tahavad ja suudavad viia ideid tegelikkuseks. See on ettevõtlusõppe eesmärk. Et aga suur tänu, Silja, tehtud töö eest ja et sa seda jätkad ja et sul silm särab endiselt, mõnusat olemist ERM-is ja suur tänu tänase etteaste eest ja jõudu jaksu teie kooli ja et olgu see 20 veel 3x20 teie koolis. Suur tänu ja õpetajad, olge julged, taotlege haridusstipendiumi selleks, et oma unistusi ellu viia. Suur tänu sulle, Silja. Kõike head sulle ka, Lippa nüüd. Ja järgmisena räägib meile Margit. Margit on üks vahva naine Tallinna Reaalkoolist, kes samamoodi on tegutsenud ja saanud palju ka inspiratsiooni, ma usun, ka sellest õpilasfirmade programmist ja samamoodi ta tuli ja pani õla alla ka sellele, et luua esimesele kooliastmele lõimitud õppematerjal töölehtede näol igale klassiõpetajale, kes vähegi tahab ja lõimida rahatarkuse teemat siis oma õppetegevustes. Ole hea, Margit. Tere!
ma loodan, et mind on kuulda. Olen siis Margit Luts, Tallinna Reaalkooli klassiõpetaja, täpsemalt siis algklasside õpetaja, sest meie koolis algklassid on 1. kuni 4. klassini ja majandusõpetusega, siis vahepeal ettevõtlikkusega ja nüüd ettevõtlusõpetusega ma arvutasin, et ma olen tegelikult tegelenud vist pea 17 aastat ja tegelikult olen olnud üsna selline entusiastlik, et esimesele koolitusele, majandusõpetuse koolitusele algklassidesse ma sattusin väga pika hambaga, siis kuskil 20 aastat tagasi, sellest on vist rohkem 25 aastat võib-olla isegi tagasi, aga tegelikult kui ma nägin, et nad õpetavad seda, mida mina olin just äsja ülikoolis õppinud, et rühmatööd ja ettevõtlikkust ja paaristööd ja siis nagu otsustamist, siis ma sain aru, et see on natukene nagu midagi enamat kui võib-olla siis, et väikesed lapsed hakkavad majandust õppima. Aga kus ma siis inspiratsiooni sain? Et võtaks selle järgmise slaidi. Et meie koolis on rahatarkus, karjääriõppe ja ettevõtlus olnud üsna tugevalt sees siis juba sellest ajast, kui see uus õppekava tuli. Ja nüüd ettevõtlusega on küll selline lugu, et algklassides ei ole see võib-olla nagu väga hästi, sest meil eraldi tundi ei ole. Küll aga on meil selline õpe nagu R-õpe, mis siis tähendab reaalkallakut ja millesse me oleme pannud nii loodusained kui täppisteaduse ja siis nüüd olen ma sinna võidelnud omale ka ettevõtlustunde, nii et esimeses klassis on mul neid läbi aasta 2, teises ja 3. 3 ja siis 4. klassis on mul lausa 17 tundi. Ja mis siis selle tundide nagu selline positiivne pool on, et ma kutsun sinna vanemad õpilased klassidesse nagu oma kogemusi jagama ja eriti hästi on mulle selgeks saanud, et kui minul on keeruline neile õpetajana selgeks teha, et mis siis on see kasum ja mis on tulu, siis need noored inimesed teevad neile, ma alati palun ka, et tehke neile see vahe selgeks ja siis nad väga hästi selle õpilastele selgeks ka teevad. Ja muidugi siis lapsevanemad, nüüd eriti just selle haiguste perioodiga, et palungi nagu tundidesse lapsevanemaid nagu karjääriõppe mõttes, et näiteks laborant andis mul bioloogiatunni, kus vaadati siis mikroskoobiga asju, kitarriõpetaja andis ühe muusikatunni, siis ja samas me teeme näiteks ka korraldame karjääripäeva, kus käivadki lapsevanemad oma ametit tutvustamas ja kui te nüüd vaatate seda ülemist slaidi, siis on mul siin mõned lapsevanemad on slaidile jäänud, et ongi siis inimene, kes tegeleb kemikaalidega, siis taga on arst ja sealt tagant veel nurga taga peaks paistma siis ka veel kaitseliitlane näiteks. Ja siis nad saavadki nagu oma rühma, kus tal on kuni 10 õpilast ja siis nad tegelevad nendega nii-öelda silmast silma. Ja seostavadki oma ametit nagu koolieluga või näitavad, või selgitavad, et miks see koolis käimine ikkagi tähtis on ja millised oma huvialasid ja kõike muud sellist ka. Siis kooliüritused on meil sügis- ja jõululaat, et nüüd sügislaat on küll pigem selline, kuidas ma nüüd ütlen, on nagu kogemusõpe, kuna see on 3. klassis ja nad teevad küll väikesed kokkuvõtted sellest, et kui palju nad sinna raha investeerisid, kui palju nad kogusid ja selle juurde meil käib ka annetamine, et millegi jaoks see raha annetatakse, et seda otsustab siis kogu klass koos, et mingisuguse osa, mis siis läheb erinevatesse kohtadesse, küll on läinud kas lastekodudesse
või siis tegelikult on olnud ka seda, et näiteks panevad oma rahad kokku ja siis hoiavad seda mingisuguse ürituse jaoks, mis nad endale teevad. Et aga no annetamisega meil on ka, et meie kool on siis nagu kevadeti toetanud loomade varjupaika just nimelt nende loomalaste või loomabeebide toitudega, et see annetamine jääks nagu jõuludesse. Aga siis 4. klass korraldab jõululaada ja nendel ongi juba see õppe suunatud õppena, et nemad ikkagi nagu planeerivad, mõtlevad läbi, nad on saanud 3. klassis ülesandeks jälgida, eks ole, et mis kaupu müüakse, et mis siis müüb hästi, mis ei müü hästi, et mis juhtub seal laada jooksul hindadega. Ja see alumine pilt nüüd ongi jõululaadast, et kuna me sellel aastal otsustasime, et 04 me selle laada teeme, sest muidu see lend ei ole ühtegi laata näinud, enne kui nad suurde majja jõuavad ja siis tegime õues. Õnneks ilmataat tuli meiega või mõtles meiega kaasa. Ja siis, ja siis koolivormi täik ka, et nüüd sellest aastast kolis see koolivormi täik ka meil internetti, muidu oli ta meil koolihoovi peal. Et siis sai oma vanu koolivormi müüa või annetada ja siis teised said jällegi osta ja siis see toimus natukene enne seda, kui uue kooli või toimub, kui uue koolivormi müük nagu algab. Aga siis üks asi, mis sealt selle ketta pealt ka nagu silma hakkab, on see laste loovuse arendamine ja ise ma olen eriti õnnelik selle tundide läbiviimise nii-öelda, see ei ole minu välja mõeldud asi, aga kuidas ta minu klassis nagu tööle hakkas, on see noormees nüüd on 12. klassis, aga kui ta esimeses oli, siis üks päev seisis ta niimoodi oma blondi särgus peaga minu ees ja tahtis teada, millal me hakkame autodest õppima. Ja siis, kui mina ütlesin talle, et tead, Mikk, et sellega on nüüd kehvasti, et koolis me autodest küll midagi ei õpi. Ja siis selle esimese klassi juntsuse ülimalt pettunud nägu, et umbes, et kuidas nii, et mida ma siin koolis siis käin. Ja siis ma nagu ütlesingi talle, et aga kas sina tunned autode vastu huvi, et aga tee üks esitlus ja võib-olla näitad teistelt, mida sa autode kohta tead. Ja siis loomulikult see ei kestnud terve tunni, see kestis mõne minuti ja siis, kui ta selle jutuga koju läks, lapsevanemad ehmatasid ära, aga tegelikult ta tutvustas selliseid erilisi autosid ja päris tore tund oli. Ja siis mul on nüüd nii-öelda traditsioon, et iga perioodi viimasel päeval, no päris iga ei ole, võib-olla seal jõulude ajal läheb untsu ja siis see kõige viimane 5. periood, et siis kuskil mujal ka, et lapsed saavad anda tunde. Ja võivadki tutvustada siis kas neid asju, mis neid huvitab või siis neid oma hobisid. Ja nad on nagu päriselt ikkagi ettevõtlikult, et küll me oleme olnud staadionil judot õppinud ja siis oleme õppinud tummade või seda kurtide keelt. Siis on meile räägitud mozzerattide arengust ja igasuguseid, nagu see, mis neid huvitab, seda nad klassikaaslastele siis tutvustavad ka. Aga see nüüd tegelikult järgmise slaidi peal ja kuna ma pole väga aktiivselt vist neid tunde pildistanud, siis siin on nüüd küll kaks tüdrukut tutvustavad ühte lauljat, aga tegelikult mul kuskil, ma lihtsalt paremaid pilte ei leidnud, aga nad väga agaralt kasutavad. Muidugi seal on nüüd ka see, et ikkagi seda võimalust kasutavad need, kellele meeldib esineda. Need, kes ei meeldi, nemad väga püünele ei kipu või siis tulevad kellegagi koos. Nii, klassiõhtute korraldamine, selle ma olen ka andnud nendele. Ja esimeses, teises klassis on klassiõhtud väga ägedad, küll nad käivad õues orienteerumas ja mööda koolimaja mingisuguseid, ma ei tea, mune või asju otsimas ja siis kuskil teise klassi lõpus vanemad õed-vennad siis ilmselt on nad välja naernud ja selgitanud, et kuidas päris klassiõhtu käib ja siis nad juba muutuvad nagu nendeks tavalisteks klassiruumi klassiõhtuteks ja pikad ninad ja telefonimängud, aga kuni siis esimeses, teises klassis nad ikka võtavad nagu väga suurelt ette. No jah, ja siis ürituste läbiviimine, et nendega nad tegelevad ja meil on õpioskuste võistlused, kus siis ka üks osa on nii-öelda see loovuse arendamine. Nii, ja siis
järgmine slaid näitab nüüd neid allikaid, minu ideede allikaid ja kui ma neid hakkasin kirja panema, siis ma avastasin, et olen mina ka sattunud ikkagi sellesse mugavustsooni, et kui nüüd vaadata nende asjade väljaandmise aastaid, siis need ei ole kõige värskemad, aga noh, jah, see Tom õpib rahamängu on nüüd uus ja raamatute sari Minu raha, et minuni nad jõudsid küll nüüd, ma arvan, aasta või 2 tagasi, aga kui neid sirvida ja vaadata, siis tegelikult sealt saab ka erinevaid mõtteid ja just nimelt nende erinevate sektorite jaoks seal rahatark või ettevõtluse ringil, et igas sektoris midagi. Siis ma arvan, koolides peaks olema üks selline raha nagu Tere Euro, just nimelt nagu nende rahadega tutvumiseks, siis väga ammusel ajal veel krooni ajal on näiteks Eesti Pank saatnud koolidesse CD-le ühe filmi, et kuidas valmib Eesti kroon ja mina vaatan seda iga aasta oma neljandikega, et ta tõesti tutvustab nüüd küll ainult Eesti krooni, aga jällegi see raha valmimise protsess ja see rahamaterjal ja kuidas siis see raha poes liigub näiteks kassapidaja juurest nii-öelda sinna seifi või et tegelikult see on täitsa tore film ja siis oli veel kunagi ka nüüd selle nii-öelda filmi kassetil oli, et sinustki võib saada investor, aga seda filmi minul alles ei ole, aga võib-olla võite vaadata. Muidugi lauamäng Monopol on ka üks selline tore asi, et mida võib näiteks, ma ei tea, kas siis klassiõhtul või mõnel sellisel klassiüritusel kasutada. Ja siis jõuamegi nüüd nende töölehtede juurde, mida Erika siin alguses mainis, et seal järgmisel slaidi peal on mul link ka, aga need on nüüd leitavad e-koolikotis. Te saate neid kasutada, Pille, kes peale mind räägib, tema on need siis kõik rõõmsasti digitaliseerinud ja saate siis kasutada näiteks, kui te arvutitupp klassiruumi toote või siis saate ka välja printida. Ja suur osa nüüd töölehti on esimesele kooliastmele ja siin on nüüd selle ettevõtlusringi peale jällegi mõelda nüüd iga sektori jaoks on siis töölehed ja neid saavad kasutada kindlasti klassi aineõpetajad ja ma tean, et minu enda kolleegid käivad ikkagi küsimas ja siis ma suunan neid või ütleme, et nemad on ka mugavustsoonis, et siis mina otsin neile lehed välja või siis nad lausa veavad mu tundi. Et rahatarkuse kohta, siis on loovuse kohta, emotsioonide kohta, seal on nii rühmatöid kui paaristöid kui ka individuaalsed tööd. Õpetajatel on olemas siis tunni selgitus ja seal on ka niimoodi päris tihti on nagu selline, et arutluse käigus jõutakse tulemuseni, et siin võib olla ka siis selle arutluse käigus peaks nagu silmas pidama, et õpilaste vastused pole valed, aga me peame nemad suunama nende õigete vastusteni. Ja nüüd õppesisu on ilusti ja need pildid on ka siis sealt töölehtedelt, et mis see õppesisu on ja mulle tundub, et kõik töölehed nüüd ikkagi tervet tundi ei kata, et suurem osa neist on osa tunnist, on ka selliseid, mis võtavad terve tunni aja ära, aga nad saate kasutada mingisuguse tunni osana ja siis neil on ka täiesti, nad on seotud õppekavaga. Hea võib-olla on see, et saate kasutada, et kui meil on erinevate väljaannete või erinevate kirjastuste õpikud kasutusel, siis päris otseselt ei olegi oluline, et kas see teema on mul esimeses või teises klassis kasutusel, et sealt töölehe ma saan ikkagi võtta ja sellega tegutseda. Nii, aga nüüd ma vaatan, et mitte see link ei olnud, ma olengi ta kuidagi pannud, et e-kooli kotis, aga ma arvan, et kui te selle esitluse saate, siis see link on seal, vaat see, et
link on nüüd sinna alla ilmselt mulle jäänud, et siis sealt saate neid vaadata ja täiesti vabalt kasutada, et selle jaoks ei ole nagu erilube vaja. Aga muidugi, et see minu kogemus, kus tuleb veel, et kui siin Silja ütles, et ta on seotud Junior Achievement'iga, siis mina olen ka sellega seotud ja ma arvan, et see võib-olla annabki sellise lahja põhja, et ma ei saa seda programmi oma koolis kasutada, sest mul ei ole seal nii palju neid tunde, aga ma arvan, et jah, et see on ka nüüd üks võimalus, aga nende töölehtedega siis neid saate täiesti vabalt oma soovide järgi kasutada ja neil on ka Wordi versioon olemas, et kui alla laadite, te saate neid muuta, sest tihti ju juhtub, et nende veebi töölehtedega meil mõni asi sealt ei meeldi või me tahame midagi muud sinna lisada, siis see võimalus on teil täiesti olemas. Just ja kuna tunde on meil, eks ju, 45 minuti jagu, siis ongi vahel võib-olla tahaks ühte ülesannet sealt võtta, siis see võimalus on teil olemas. Ja kohe hakkab meile rääkima Pille ka sellest, et neid saab kohe täitsa mõnda siit üle veebi lahendadagi, mida Margit on teinud. Aga kas Margitil on küsimusi kohe siia otsa? Ja ma kohe panen ta siia sellesse chati ka. Ja, chati saab ka lingi just, et Margit paneb sinna chati lingi ja teine asi on see, et alati saab kirjutada ja küsida küsimusi ka individuaalselt, aga me liigume siit edasi ja siin tulebki meie ette Pille, kes on nii praktik Ülenurme gümnaasiumis, aga samuti ka Haridus- ja Noorteametis ja täidab meile haridustehnoloogi rolli. Ja need samad töölehtede poolt siis kohe kuuleme, mida Pille räägib. Ole hea. Aitäh, tere kõigile. Proovin siis põgusalt puudutada neid töölehti, et töölehed on tõepoolest olemas kõik e-koolikotis ja need töölehed on siis sellel samal lingil, mis Margit teile saadab. Ja saate sealt siis alla laadida nii Wordi faili kui ka digitaliseeritud töölehed, mis siis on samamoodi, et te saate endale need kopeerida ja saate siis muuta vastavalt vajadusele. Et mina kasutan ka neid oma õpilastega ja oma õppetöös. Aga siis kasutangi juhust ja räägin sellest, et mida mina teen ja kuidas ma teen, et meil on koolis niimoodi, et meil ei ole ettevõtlusõpet tunniplaanis, aga olen siis oma initsiatiivil teinud õpilastele ettevõtlusringi ja siis peamine selline ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õppimine toimub meil siis tegelikult lõimitult ja toimub õppetundides, et see on minu jaoks selline teadmine, et miks, mida ja kuidas ma õpetan on hästi oluline, et siin eespool kõnelejad ka rääkisid, nad rääkisidki täpselt seda sama juttu, mida mina tahtsin ka rääkida, et siis järelikult me kõik teemegi ikkagi selliselt sarnaselt ja eesmärgistatult, et minu jaoks on ka see hästi oluline. Kõigepealt ma tahakski näidata seda, et sellist sõnapilve, mis on siis õpilaste enda tehtud ja see küsimus siis oli, et kuidas neile meeldib lõimitud õpe, sest samamoodi, kui ma midagi teen, siis ma hästi selgitan seda ka õpilastele, et jah, et meil on küll praegu matemaatikatund, aga see ei takista meil tegelikult uurida loodust, laulda ja võib-olla ka etteütlust kirjutada, et selline hästi aineülene ja hästi erinevaid teemasid lõimiv õppimine on siis see, mis on kuidagi minule köitvam ja tundub, et õpilastele parem. Ja seda näeb ette ka õppekava ju. Ja samamoodi ettevõtlusõpe on siis oluline, et ta oleks igas aines ja oleks siis rakendatud juba väga varajasest klassist alates. Et siin sõnapilvel, ma võtan korra selle eelmise tagasi.
et sõnapilvel siin on siin mõned kirjavead, aga need on siis 4. klassi õpilaste kirjutatud ja see siis vastas küsimusele, et kuidas neile meeldib ise teha, ise uurida, ise planeerida, ise õpetada, ise ette võtta, ise minna ja suhelda õppejuhatajaga, kui vaja midagi kokku leppida. Et selline on siis nende tagasiside, et mulle väga meeldib see, et saab rahulikult tööd teha. Et ma proovisin küll arutleda nendega, et mis see siis tähendab, aga siis oligi see, et nad ütlesid, et siis saab nagu endast lähtuda, et saab ise aega planeerida ja ise eesmärke püstitada. Nüüd võime siis võtta selle järgmise slaidi. Ja siin on siis minu väärtused õpetajana, ehk siis, et mida mina väärtustan ja mida ma proovin siis oma õpilastele edasi anda. Et õpilase heaolu on siis väga konkreetselt seotudki sellega, et arenguuskumus ja emotsioonidega toimetulek, et täpselt samamoodi ma proovin teha niimoodi, et ma ei sildista õpilasi, ma ei ütle neile, et millised nad on või et mida nad oskavad rohkem, mida nad oskavad vähem, vaid ma proovingi neile sisendada seda, et tehes tööd ja panustades, siis oled sa kõigeks võimeline. Ja hästi oluline on minu jaoks ka koolis sellise ühtse klassitunde loomine. Õpilane peab tundma, et ta on oodatud, et ta saab pöörduda oma klassikaaslaste ja oma õpetaja poole, kui tal on selline emotsionaalne ebakindlus või vajab ta kuskilt poolt suunda ja toetust. Ning õpetaja peab siis võtma aega oma õpilase jaoks, olema tema jaoks olemas ja loomulikult naeratama. Õpilasest lähtuv õpetamine on siis täpselt seesama, mida Margit ka rääkis, et kui temal oli see noormees, kes ütles, kes oli pettunud, et koolis autodest ei räägita, et siis tema leidis selle lahenduse ja lasi siis poisil endal rääkida, et minul on samamoodi, et proovin siis hästi palju õpetada läbi sellise õpilaste oma huvide, et kui keegi käib ratsutamas, siis ta saab rääkida oma huvidest lähtuvalt sellest ja sageli on see, et õpilased teavad mingitest teemadest rohkem kui meie, et see digipädevuse alal on nad kohati kindlasti oskuslikumad. Et kui ma tahtsin matemaatika geomeetria osa õpetada läbi Minecrafti, siis tuligi välja see, et ma tegelikult ei pidanudki ise õpetama, vaid piisas vaid sellest, et kui ma noormeestele ütlesin, et selline plaan on ja mis te sellest arvate, siis nad ise panid eesmärgid paika, panid tegevused paika ja panid ka siis selle paika, et kuidas nad seda klassile õpetasid. Teiseks või kolmandaks on siis loovus. Et eelpool kõnelejad ka mainisid, et see on ülioluline, et loovus ongi see, mis nii-öelda avab selle õpilase pea, ehk siis ta jõuabki selle teadmiseni, et tema võimetel, tema oskustel ei ole piire ja selline mõtlemine loomulikult ikkagi selline reaalne arusaamine maailmast, aga et see siis panebki teda leidma lahendusi, pingutama, proovima. Ja siin jõuamegi siis selle probleemide märkamise ja lahenduste leidmise juurde, mida ka juba eelpool mainiti, et selle juures on ka loovus hästi oluline ja samuti see, et minu arust ei ole loovus selline asi, et sa nüüd ütled, et nii, nüüd me oleme loovad ja nüüd me hakkame tegutsema, et loovus on ikkagi ka selline asi, mida tuleb harjutada, et alguses võibki tunduda seda, et kui öelda lapsele, et nii, et proovime nüüd ise midagi välja mõelda, ise leida lahenduse või siis jõuda mingisugusele arusaamisele või siis olgu see siis kas või tunni teema sõnastamine või eesmärkide sõnastamine, siis nad kiiluvad kinni, kui nad ei ole harjunud seda tegema. Et mina olen täitsa esimesest klassist peale nendega teinud ettevõtlusringi ja üks osa selles ongi siis loovus. Ja siit kõik edasi, mis on seotud õpilaste ideede toetamine, et samamoodi kui õpilased tulevad, et nad soovivad midagi teha või neil on mõni mõte, et siis ma väga toetan neid ja proovin seda algatusvõimet siis nende puhul ergutada, mitte maha suruda. Et vahepeal on küll selline tunne, et iga algatus ei kannata kriitikat, aga proovida siis leida sellise teise suuna või aidata neil kuidagi jõuda sinnamaani, et mis siis tegelikult on oluline. Ja samuti on ka väärtusteks palju arutelusid, sest arutelu juures me jõuame ka siis selle
ettevõtluspädevuse juurde, kus on see suhtlemine ja enese väljendamine ja koostöö tegemine, et need väärtused vähemalt minu hinnangul mul tuginevadki siis sellele ettevõtluspädevuse kettale ja sealt ma siis olengi selle šniti võtnud ja võib panna edasi. Siis minu õpetamises, mida ma siis rakendan esimeses kooliastmes ettevõtlusõppe õpetamisel, on ka lõiming, nagu ma eelpool mainisin, ehk siis, et kõik ained ja teemad on siis omavahel lõimitud, teeme projektõpet, kindlasti suhtlen ka lastega hästi palju selles osas, et mida nad õppisid kuskil mujal aines, et mis nad õppisid muusikas, mis nad õppisid siis kehalises ja siis nende vahel leida seoseid ja loomulikult on siis õppekava läbivad teemad, mida siis ka kindlasti ma oma õpilastega rakendan ja see seoste leidmine päriseluga ja lõiming õpilaste enda eludega ongi siis see koht, et kus tuleks lähtuda õpilasest ja siis leida need ühisosad, et mis on tema huvid ja mida siis on ette nähtud, et peab neile õpetama, ehk siis, et see õppekava ja õpilaste vahel tuleks leida selline ühisosa, et mulle tundub, et see motiveerib ja sellega me jõuamegi siis sellise tagasiside juurde, kus nad ütlevad, et saab tööd teha ja see innustab olema iseseisev. Aitäh, võime panna edasi. Siis ka eespool kõnelejad mainisid, et vigade tegemine, et minu jaoks on ka õppeprotsessis ja samuti ka ettevõtluspädevuse osa on see, et eksimusi ei tohi näha kui suurt probleemi, vaid need ongi võimalused, millest saab õppida. Õppeprotsessis on eksimine vajalik, sellepärast, et kui sa kunagi mitte ühtegi viga ei tee, siis kuidas sa õpid kas või oma emotsioone selles osas, oma emotsioonidega selles osas hakkama saada, et minul on küll selliseid õpilasi, kes on näiteks läbinisti viielised ja kogu aeg saavad väga häid hindeid ja siis, kui ühel hetkel tuleb see 3 või 4, siis nad on äärmiselt nördinud ja nad ei oska kuidagi ära protsessida seda. Ja vigade puhul siis või eksimuste puhul ongi siis oluline, et see arutelu, rääkimine, et miks siis midagi läks nii, nagu ta läks. Et meil oli plaanis teha õpilastega selline projekt, Ukraina päev koolis, aga lõpuks ikkagi see koostöö ja kõik ei sujunud niimoodi, et selle projektiga me väga kaugele ei jõudnud, aga pärast oligi see arutelu, et miks niimoodi läks, mis juhtus, et kuidas me oleks saanud paremini. Nii et nüüd me proovime need vead ära parandada ja siis jõuda ikkagi selle projektini. Aitäh, võib järgmise panna. Ja ettevõtlusõppe siis igapäeva koolitöös ja tundides, nagu eelpool mainitud edu ja tegu materjalid, mis on kõik e-koolikotis üleval. Nüüd siis on ka seal teise kooliastme omasid, mida tegelikult saab ka esimeses kooliastmes kasutada. Rahatarkus igapäevaelus ehk siis selline eelarve tegemine ja nädala lõikes siis selline arutelu, et kes mida kooli kohvikust ostis ja et kas need on mõistlikud, kui koolis on soesöök olemas ja selline eesmärgistamine, et kas keegi soovib millegi suurema jaoks raha koguda, et need on kõik siis ka sellised asjad, mida ma siis proovin sellisesse igapäeva kooliellu siduda ja nagu kindlasti, mis on hästi oluline, ongi eesmärgistatud tegevus, et õpetaja teab, miks ja kuidas ta õpetab ja samamoodi igasugustel projektidel, igasugustel laatedel, ettevõtmistel, õpilastel peab olema siis see koht, kus me paneme paika eesmärgi, tegevuskava sinna jõudmiseks ja kindlasti on oluline siis see tulem, et me saavutame selle, mis on meie eesmärk ning siis sellest lähtuvalt teeme siis ka selle tagasisidestamise, mis läks halvasti, mis võiks teinekord paremini minna ja jällegi siis õpilaste enda huvi. Ja tulemused minu arvates, mis siis on need edu ja tegu materjalide rakendamine ja ettevõtluse ja ettevõtlikkuse igapäeva kooliellu lõimimine annabki selle, et minu õpilased on elevil. Nad tulevad kooli hea meelega, nad tunnevad, et nad on üks meeskond,
näiteks kui meil on loodusõpetuses on niimoodi, et ma olen täiesti õpetamise andnud õpilaste kätte. Loomulikult nad on toetatud ja nad on suunatud ja nad on hoitud ja õppekava on täidetud. Aga et näiteks kui meil on praegu inimeste teema, siis tegelikult kõik esitlused ja kogu tunni viibki siis läbi sellises tiimitöös üks grupp, kes siis räägibki vereringe elundkonnast ja närvisüsteemist ja neil tekibki see tunne, et kui neil on meeskonnatöö ja nad teavad, et nad peavad esmaspäeval või reedel selle esitlema, siis vanemad on ka öelnud, et laps on haige, aga no ta tahab kooli tulla, et mis ma teen, et selline vastutustunde arendamine on minu arust ka siin hästi oluline. Demokraatlikkus, teineteisega arvestamine, et ongi see, et tuleb lähtuda sellest, mis on suurem huvi ja mis on selline meeskonnavaim ja meeskonnameelsus. Usinus, et kõik projektid, mis nad ette võtavad, nad lõpuni viivad. Loomulikult võivad sinna tulla ette eksimused, aga lihtsalt, et eesmärk on usinalt tööd teha, tahe tööd teha, tahe panustada, et täna ka, kui ma nendega rääkisin siis sellest, et kuidas meil siis see Ukraina teemaline projekt edasi võiks minna, et kas me loobume sellest ja lepime, et võt, praegu me kaotasime, aga proovime siis järgmine aasta või siis jätame üldse selle ära, et siis nad ikkagi tahtsid väga tegutseda ja ütlesid, et aga me ju teame, milles me eksisime, et nüüd me saame siit ju edasi minna. Et edukus ongi see, et olla edukas oma ettevõtmistes, globaalsus, et siin ka juba eelpool mainitud, et nagu Erika ütles, et kogu see eesmärk on ju, et need õpilased, kes meil praegu kasvavad ja arenevad, et nad saaksid oma elus hakkama kõige paremal viisil. Ja siinkohal ongi see, et ei ole siis selliseid piire ja kui neil on võib-olla mingisugused takistused või mured või probleemid või väljakutsed või siis ootamatused, et nad suhtuvadki nendesse loovalt ja siis need ei löö neid nii-öelda rivist välja, et nad ei ehmu ja ei tõmbu eemale, vaid nad näevadki seda võimalust, et ei, et aga ma saan ju veel paremaks minna. Ja unistused, et ainult the sky is the limit. Ehk siis, et kõik see, mida sa suudad välja mõelda, on suur tõenäosus, et sa suudad ka korda saata. Aitäh! Kas teil on küsimusi mulle? Äkki soovite mõnda näidet mõne selle meetodi kohta või mõne tegevuse kohta, et siis ma hea meelega jagan, et ma praegu proovisin aja piiridesse mahtuda ja hästi ette vuristada. Ja, et me tänan Pille sind ja võib-olla järgmine slaid, mille ma kohe panen, ka räägib selle kohta, mida me nagu Pillelt kuulsime. Ja kui me selle koos ma loen kõva häälega, te saate silmadega lugeda, et elas kord 4 tegelast, kelle nimed olid igaüks, keegi, ükskõik kes ja mitte keegi. Oli vaja ära teha üks töö ja seda paluti teha igaühel. Igaüks oli aga kindel, et keegi teeb töö ära. Samas ükskõik, kes oleks võinud töö ära teha. Kuid tegelikkuses mitte keegi ei teinud. Keegi sai sellepärast väga vihaseks, sest see oli igaühe töö. Igaüks arvas, et ükskõik kes oleks võinud töö ära teha, aga mitte keegi ei taibanud, et igaüks ei saanud seda teha. Viimaks igaüks süüdistas kedagi selles, et mitte keegi ei teinud tööd, mida ükskõik kes oleks võinud teha. Et mõte ongi selles, et meil on üldpädevused ja üldpädevuste üks pädevus on ettevõtlikkuspädevus ehk siis ettevõtluspädevus, mida peaksid nagu kõik läbi kõigi oma tegevuste tegema. Ometi me teame ka iseennast, et me ei ole seda jõudnud teha või me ei ole seda selliselt mõtestanud, et kõik need 8 üldpädevust, nad on omavahel seotud ja nad omavahel korduvad täpselt samamoodi, et aga ma ei ole süsteemselt, teadlikult, tahtlikult midagi nagu selliselt kätte võtnud. Ja miks ma ütlesin Pillele, et Pille ütles, et meil ei ole tundi, meil ei ole isegi nagu võimalust seda selliselt teha, aga ma teen ringi ja ma toon, kuna olen klassiõpetaja, siis ma toon need teemad omale
klassi sisse ja ma annan võimaluse kõigile selle stardipaku, et ma annan kõigile võimaluse sellest osa saada. Ma annan neile võimaluse saada häid hoiakuid rahatarkuse suhtes, ma annan neile läbi oma õppetöö, toetan nende juurdekasvu uskumust läbi erinevate tegevuste. Ma tean, millal ma mõtestan ja toetan nende suhtlemisoskust ja suhtlemisoskus ei ole see, et ma panen nad kõik rääkima, vaid suhtlemisoskuse. Ma tean, et suhtlemisoskuse kõige olulisem osa on empaatilisus, siis on eetilisus ja tolerantsus ja see ei ole seotud sellega, kui kiiresti mu suu käib ja kui palju häälikuid sealt välja tuleb, vaid hea suhtleja on hoopis keegi ja ma tean, selleks ma peangi teadma, et millest miski pädevus koosneb ja kuidas seda toetada läbi oma tegevuste ja et see mul seal taga kuklas tiksuks. Mul on hea meel, et me kõik ei mõtle niimoodi, et igaüks võib teha ja ükskõik ja keegi ja mitte keegi, vaid mina olengi see keegi ja mina olen see keegi, kes on võtnud selle kätte ja sest ma näen, sest ma tahan ise selline olla ja ma tahan, et need, kes on minu kätte usaldatud, minna selliselt edasi. Ma loodan, et te saite nüüd siis natukene poetasin seda teoreetilist tausta, millest see ettevõtluspädevus koosneb, mis on üks või teine alapädevus ja kuidas ma saan seda siis toetada lastel. Me saime läbi Silja, Margiti ja Pille praktilisi näiteid, mida koolides tehakse, mida nad klassiruumis teevad, kuidas nad toovad rahatarkuse ja selliselt oma tundidesse ja ka praktilise koha e-koolikotis tõesti, kui te toksite sisse lihtsalt edu ja tegu, kui te panete selle sisse, siis löövad välja kõik materjalid, mis ka selle programmi raames on tehtud, sest programm on loodud ja ellu kutsutud Haridusministeeriumi poolt ainult selleks, et ettevõtluspädevust arendada kõigis astmetes ja et see tarkus jõuaks ja hoiakud ja oskused jõuaksid siis meie kõigi lasteni. Kui teil on veel Kristiina küsib, kust tulevad need märksõnad, et need omadused on just tulemused, et kuidas see kirjeldus tekkis. Kas sa mõtled, Kristiina, nüüd seda ettevõtluspädevuse mudelit? Et kui sa mõtled ettevõtluspädevuse mudelit, siis ettevõtluspädevuse mudel loodigi Pille ettekande viimast slaidi. Okei, Pille, kommenteeri. Ja no selles suhtes, et need tulemused on lihtsalt minu enda analüüs minu enda klassile. Ehk siis, et ja see tugineb siis ka sellele, mis tagasisidet on see klass saanud. Et põhimõtteliselt see ongi nagu minu enda isiklik tulem, et kindlasti on see, et kui keegi teine rakendab, siis tulevad teil hoopis teised tulemused võib-olla ja et me selles mõttes oleme ju õpetajatena erinevad ja kõik annamegi selliseid erinevaid väärtusi, et jah, see on lihtsalt selline minu enda hinnang minu enda klassile ja tagasiside sellele, et mis me siis oleme koos õppinud, et ma võin täiesti veendunult öelda, et see, et mu klass on selline ja see, et ma sellist tagasisidet nende kohta saan anda, on puhtalt ainult sellepärast, et me olemegi lõiminud, me olemegi ettevõtlusõpet esimeses klassis teinud. Oligi alguses väga raske. Nad ei saanud arutletud, nad läksid tülli omavahel, nad ei tahtnud üks ühega, teine teisega koostööd teha. Ja nüüd nad reaalselt sõnastavad põhjuseid, miks on vaja teha hea tegevus selliste sõnadega, mille peale mina ei tule ja ma lihtsalt mõtlen, et kuidas, et kes teid õpetanud küll on, et tõesti ma väga soovitan ja kui teil on küsimusi või kui teil on tagasisidet või soovite mõnda projekti ideed, et siis võib ka mulle täiesti vabalt kirjutada või kui on töölehtede kohta küsimusi, et nagu Erika mainis ka, siis ma teen haridustehnoloogi tööd Noorteametis ka. Nii, me oleme ülihästi saanud hakkama selle mööda lipsanud
1,5 tunniga, ma ei tea, kus ta kadus. Just oli kell 2 ja just saime kokku ja nüüd on kell 3:30 ja aeg on, kes kodu poole liikuda ja kes teeb veel viimaseid ettevalmistusi järgmiseks päevaks. Aga ma tänan teid kõiki, kes te osalesite ja ma loodan, et me kõik panime midagi kõrva taga. Olgu kas või see üks asi, aga midagi oli sellist, mis täna, ma loodan, et sa lasid endal kõnetada ja et sa võtad selle kaasa ja proovid järgi, sest vahel ei ole vaja palju, et alustada. Ka kõige pikem teekond algab esimesest sammust. On ju nii? Ei saa teha mitut sammu korraga, vaid kõige esimene samm. Ja ma soovin teile jõudu, jaksu, olen hästi tänulik selle töö eest, mida te teete. Ja kui te saite inspiratsiooni, et vürtsitada seda tööd, mida te teete ja leida võib-olla niisugune süsteemsus ka ettevõtluspädevuse arenguks, siis on olemas ettevõtlusope.ee selline kodulehekülg, kus on olemas ka raamdokument, kus on kirjeldatud ära kõik need alapädevused, mis ta on, kuidas teda arendada erinevates kooliastmetes, iseenda jaoks kõigepealt selgeks saada, et mis asi see arenguuskumus on. Kõige alguses küsiti, kus mina teadsin, mis ma vastama pean. Aga vaat nüüd ma oskaksin öelda, et kuidas ma tahaksin oma lapsi ja mis on see minu põhiline väärtus, mida ma tahan siis oma tundides edasi anda ja kuidas oma lapsi siis kasvatada seal või siis toimetada nendega seal klassis. Tänan kõiki tulemast, kuulamast ja jõudu ja jaksu ja ilusat pühade nädalat teile.